See ei ole podcast. See on mõtisklus. Hirm. See sõna ei vaja selgitust. Igaüks meist teab, mis tunne see on. See pole paanika. See pole ehmatus. Vaid see on vaikne sisemine pinge. See, mis ei kao, kui valgus põleb. See, kui ta tuleb kaasa, kui väliselt on kõik korras. Ma olen viimasel ajal mõelnud, kas hirm on alati nõrkus. Või on ta midagi muud. Piiblis kasutatakse hirmu kohta mitut sõna. Üks neist on jirah. See tähendab kartust, aukartust, teadmist, et sa ei kontrolli kõike. See ei ole automaatselt halb sõna. Aga on ka hirm, mis tuleb austusest. See hirm tuleb aga usaldamatusest. Ja siit tuleb minu jaoks see küsimus, kas hirm Jumala ees ja hirm elu ees on sama asi. Või üks neist on märk millestki katkisest. Me räägime sageli hirmust kui millestki ratsionaalsest. Aga see ei ole aus. Palju hirmu on täiesti ratsionaalne. Inimene kardab kaotada. Kardab ebaõnnestuda. Kardab, et ta ei kanna välja vastutust, mis tal on antud. See ei ole fantaasia, see on ilmne. Aga on ka teine hirm, selline, mis ei oska end põhjendada. Hirm tundmatu ees, hirm tuleviku ees, hirm teadmatuse ees. See ei küsi luba. Ta lihtsalt on. Ja siin tuleb üks ebamugav mõte. Võib-olla ei ole Jumal loonud maailma nii, et inimesel oleks kogu aeg kõik kindel. Võib-olla ei ole teadmatus viga süsteemis. Võib-olla on see hoopis osa teest. Heebra keeles sõna teereh, tee, mitte siht, mitte tulemus, vaid tee, teekond. Ja sellel teekonnal ei näe sa kõike ette. Meile meeldib küsida, kuidas hirmust lahti lasta, kuidas hirmust lahti saada, aga Piibel küsib teistpidi, mida hirm mulle näitab. Johannes kirjutab, täiuslik armastus ajab hirmu välja. See on ilus lause. Ja ohtlik. Seda saab kasutada valesti. Nagu oleks hirm märk sellest, et sa ei armasta piisavalt. Või et Jumal ei ole piisavalt kohal. Aga äkki ei räägi see hirmu kadumisest, vaid hirmu kohast. Äkki täiuslik armastus ei tee inimest kartmatuks, vaid teeb võimalikuks liikumise ka siis, kui hirm on alles. Kas hirmust vabaks saamine on utoopia? Ma ei karda enam pimedat, ma ei karda, et keegi tuleb öösel, ma kardan ehk tulevikku. Ma kardan ehk, et ma ei saa aru, kuhu tee viib. Ja see hirm ei kao palvetades ära, ta lihtsalt istub minuga koos. Ja võib-olla on küsimus ei ole selles, kuidas hirmu ära võtta. Vaid selles, kas ma usaldan Jumalat ka siis, kui hirm ei kao.
kas hirm tähendab alati usaldamatust või ta on märk sellest, et inimene on päriselt elus. Jumal ei loonud inimest klaaskasti. Ta ei loonud teed ilma pimedate lõikudeta. Ta ei lubanud, et kõik saab enne selgeks, aga ta kutsus inimest läbi minema koos temaga. Ma jätan sind selle küsimusega. Kas sinu hirm räägib rohkem ohust või rohkem usaldusest, mida sa alles õpid? Ja kas on võimalik, et hirm ei ole takistus teel või koht, kus tee lihtsalt muutub kitsamaks? See oli mõtisklus, mitte vastus. Aitäh kuulamast!